ja loomulikult tuleb lisaks toitumisele ka üle vaadata oma treeningplaan. No, ilmad on ilusaks läinud ja omast kogemusest tean, et inimesi treeningsaali meelitada on üha raskem. Mismoodi teie selle asja olete lahendanud? No, meil on selline väike nipp nagu välitreeningud ja me pakume oma klientidele või siis ka uutele klientidele jooksutreeningut, kepikõnd, rattas ja rulluisk. Aga rulluisu puhul on see kihvt, et meil on mitu treenerit, kes saavad just tegeleda algajatega, võib-olla edasijõudnutega, anda nippe kiiremaks sõitmiseks, aeglaseks sõitmiseks, näiteks õpetada pidurdamist, kes üldse ei oska ja just anda nõu neile, kes seda vajavad oma taseme järgi. Kui me nüüd jooksutreeningutest räägime, siis kindlasti paljud ei julge tulla, kuna arvavad, et tempo on liiga kiire. Jah, meil oli eelmine aasta juba kogemus, et nägime, et inimesed kartsid ja tegelikult on see kartus väga mitte põhjendatud, sellepärast et jooks on üldse ju maailma parim viis, et vormi saada, mis veel parem, kui seda teha väljas, näiteks päikse käes ja mõnusas värskes õhus. Et see aasta annab meil jooksutreeningut Tallinna klubis Peeter Karask, et see jooksutreening ongi tegelikult meil rohkem suunatud algajatele ja harrastajatele, kellel see selline päris metsas ja maratoni pikk kogemus puudub, et saavad tulla, treener juhendab, saavad tehnikat lihvida, mis kõige tähtsam, saavad vormi. Rattatreening toimub meil sellise staari või kõva proffratturi juhendamisel, nagu on Janek Tombak. Ja Tartus viib seda sama treeningut läbi ka samamoodi kogenud rattasõitja Kaspar Austa. Meil tegelikult on väike eesmärk, et kõik inimesed või kõik harrastajad saaksid valmistuda erinevateks rattavõistlusteks, mis üle Eesti ju tegelikult on iga nädalavahetus toimumas. Ja siinkohal jälle ei pea üldse silmas profirattureid, vaid just selliseid harrastajaid. Meil on ka oma MyFitness tiim väljas ja üldse ma arvan, et nad pole vist üldse rattaga eriti sõitnud, aga nad lähevad proovima. Nii et kõigil inimestel, kes tahavad ennast proovile panna ja natukene saada nippe, kuidas siis võistelda, miks mitte ka niisama sõita, siis saavad seda kõik teha meie profide ühendamisel. Tihtipeale kepikõndi suhtutakse eelarvamusega, et on pigem selline nõrkade spordiala, et kuidas see kepikõndi treening välja näeb, et kas see on pigem sellisele füüsiliselt vähem võimekatele? Ma arvan, et see kepikõnd on just vastupidi vaheldusrikas tavatreenijale, kes võib-olla rassib jõusaalis ja teeb aeroobikatreeninguid, et miks mitte proovida midagi uut. Et on ju hästi näha, et kepikõnd on väga tervisele kasulik ja kui seda teha õige tehnikaga ja miks mitte lõbusas seltskonnas, siis on see kasutegur veel suurem. No samas Eesti ilmad on sellised, nagu nad on, tihti sajab bussnugeja ja kõike muud taevast alla, mis siis toimub, kui halb ilm on? Jah, oleme sellega juba arvestanud, et kui lumi peaks maha tulema, siis on meil olemas jõusaal ja aeroobikastuudiod, et kõik inimesed saavad meie klubi kasutada, pluss ujumas käia niisama ka peale treeningut, nii et alati, kui on kehv ilm, siis kõik treeningud toimuvad siseruumides. Kui ma tahan välitreeningutest osa võtta, kas ma pean olema klubi liige või ma saan ka mingi eraldi paketi osta? Täitsa võib tulla koha peale, osta endale kuukaardi, käia sellega kuu aega ja siis loodetavasti tulla järgmine kuu jälle tagasi.